Näitan siin videos ühte betoonkeha ja seletan teatud probleeme, mis meil on tööstuslike korsendega. Nimelt oleme siit puurinud välja ühe puurkeha, meil oli suurt auku vaja sinna, nagu näha, siis siit on isegi armatuur, see on ennem tavaline korstnapind ja see jupp siin on siis see, kui on tehtud remont või renoveerimine, pandud siia peale uus segu, see uus segu on siis näha sellise teistsuguse tekstuuriga ja siin on värvikiht peal. Nii, nüüd sellel samal korstnal võtsime teisest kohast sama suure keha ja siin on näha, et see ei ole ühtlane. See on täiesti, see on puudu, tsementi pole. Segu on puudu, ehk siis ta ei ole ühtlane betoonkeha. Ja neid kohti on üsna palju, sest see ehituskvaliteet sellel ajal, kui see nõukogude ajal ehitati, siis ei olnud väga hea. Tsementi pandi vasakule, nad ei pööranud piisavalt tähelepanu sellele, et see alati oleks ühtlane, tänu millele siis on neid selliseid nagu õõnsusi, auke seal korstna peal omajagu. Kahjuks neid väljaspoolt tuvastada ei ole võimalik. Oleme seda proovinud, et see ka ei ole võimalik. Iseenesest milles probleem? Korsten püsib püsti, sest seda betooni on seal omajagu. Me oleme isegi leidnud kohti, kus selliseid kus on ainult kivid, põhimõtteliselt kruus on seal või kivid või killustik on nii, et läbi korstna, suur auk läbi korstna nii, et läbivad augud tekkisid, ruutmeetrised augud, kus ei olnud betooni. See korsten püsib püsti, aga kus on probleem on siis, kui me tahame sinna asju kinnitada. Näiteks redeleid, ma ei tea, antenne, platvorme. Ja me arvestame, et me paneme näiteks sinna keemiaankru. Siis keemiaankru puhul, kui me arvestame, et me tahame keemiaankru panna sinna, siis tegelikult meil on vajaks ju sinna mingisugune jätta ruumi, et oleks mingi antenn kinnitada, selle kinnitus, pluss seibid, pluss mutrid ja 2 keered peale ka, siis tegelikult, kui te näete, siis meil jääb ainult 1/3 sellest, mida üldse peaks seal olema, mis üldse kinni hoiab. Ja probleem seisneb nüüd selles, et kuna seda sidusust seal ei ole, siis see raskus hakkab nagu seda, ja tuul hakkab siis natuke, tekitab seda liikumist siin väljaspool. Tekivad praod ja ta tegelikult siis mängib siis selle tagumise külje koha pealt lahti. Sama situatsioon oleks siis selle kiilankruga, et kui ma selle kiilankru siia panen, siis see kiilankur tegelikult ei ulatu sinna, napilt ulatub võib-olla selle osani, mis tegelikult teda hoidma peaks. Ehk siis väljaspoolt vaadates tundub, et hoiab, aga läheb aeg mööda, siis see hakkab siin mängima, see kiil tegelikult saab korraks, läheb lõdvaks, tuleb siit lahti, sest kiil toimub ainult pinge peal, kui ta lõdvaks läheb, see tuleb uuesti lahti ja see bolt lendab sealt välja. Ja see on tõenäoliselt siis ainult aja küsimus, millal need boltid lahti tulevad. Ja ainuke lahendus sellele, mida meie kasutame, kui me paneme platvormi, siis me paneme läbi korstna. Me puurime sealt läbi ja läheb siis teisele poole, siis auk läheb läbi, teisele poole tuleb seib vastu ja me saame olla kindlad, et see asi seal püsib aegade lõpuni.